Esimesena võiks ikkagi pöörduda apteeki, kas või kodusesse apteeki, vaadata, mis sul seal apteegis olemas on, kui on näha, et mingisuguseid vahendeid ei ole, et siis apteegist varusid juurde osta. Kui apteegi preparaatidest jääb väheks, ehk siis ei saada mõistliku aja jooksul jagu ei nohust ega köhast, siis võiks ikkagi võtta ühendust perearstikeskusega. No kui see enesetunne on ikka väga kehv ja palavik tõuseb sinna 39-ni, et no kas siis on aeg, et tegelikult otsida ikkagi abi ka kuskilt mujalt kui apteegist? No esimesena tuleks ikkagi see palavik alla saada, et ega sellise 39-se palavikuga ei last ega täiskasvanud me tegelikult ei taha näha ei siin perearstikeskuses ega tegelikult ei taha näha ka kiirabid ega EMO-d, kui inimene ise ei ole proovinud seda palaviku alla saada. Kui inimene on proovinud palaviku alla saada ja hoolimata kõikidest võtetest, adekvaatses annuses palaviku alandajast, on ikkagi palavik kõrge, siis tuleb kutsuda kiirabi või pöörduda EMO-sse või perearstikeskusesse, aga esmalt peab ikkagi palaviku alla võtma. Mida siis inimestele tasub südamele panna on see, et viirushaiguste perioodil igal juhul erakorralise abi korraldamine muutub inimeste jaoks keerulisemaks, et me peame kaitsma kõiki inimesi, kes ei ole veel haigestunud potentsiaalsete siis juba haigestunud inimeste eest ja see igal juhul tähendab töökorralduslikke muutusi erinevates haiglates erineval moel ja see puudutab kindlasti ka erakorralise meditsiiniabi osakondi. No öelge, kui sagedani see on, et inimene viirushaigusega, köhanohu, paha enesetunne pöördubki EMO-sse? No see on, ma ei saa öelda, et ta oleks siis liiga sagedane, aga see on küllaltki tüüpiline. Aga ma julgen küll öelda, et viimastel aastatel tegelikult on siin asi paranenud ja me haiglatega rakendame erinevaid meetodeid, sealhulgas ka eeltriaažid, kui meil on ikka tõsiselt oht, et viirus võiks olla juba väga laialt levinud. Gripp on juba Eestis liikvel ja seetõttu tuleks minna gripi vastu vaktsineerima. Vaktsineeritutel tavaliselt ei kujune haigus nii raskeks, et tekiks haiglaravivajadus. Grippi Eestis juba on diagnoositud, nii et kellel on veel vaktsiin tegematu, viimane aeg teha. Tahtsingi küsida, et kas te soovitate vaktsineerida ja kas ei ole õige aeg nüüd täna juba mööda lastud? Ei, igal juhul tasub veel gripi vastu vaktsineerida, eriti inimesed, kes on riskirühmas. Need on siis alla 7-aastased lapsed, rasedad ja üle 60-aastased inimesed või inimesed, kellel on kroonilised haigused. Gripi tüsistused on need, mis inimesi murravad ja tapavad, eks ju, et iga aasta meil gripi tõttu Eestist mõned inimesed lahkuvad. Gripi tõttu tekib siis tüsistusena kopsupõletik, mis on selline, et inimene enam sealt välja ei tule. Perearstikeskuse või EMO pikkade ootejärjekordade vältimiseks on hea kaaluda, kas kergemale tervisemurele võiks lahenduse saada hoopis apteegist või perearsti nõuande telefonilt. Kindlasti nüüd ka alanud viirushooajal, kus on päris tavaline, et nii meie lapsed haigestuvad, täiskasvanud haigestuvad ja perearstide töökoormus suureneb seeläbi, et kõikide viirushaigustega inimene arvabki, et ta kohe peab pöörduma arsti juurde, võib-olla ka lausa EMO-sse, aga siinkohal on kindlasti õige läbi mõelda, et mida ma saan ise teha. Ja kui sul on ikkagi sellised kerged viirussümptomid, siis on oluline jääda koju, puhata, juua palju vedelikku, ravida sümptomaatiliselt. Kui nüüd tõesti need ka näiteks sellesama viirushaiguse puhul need sümptomid ei kao, võib-olla süvenevad, tekivad mingid uued terviseprobleemid, siis on see järgmine käik, kus tegelikult inimene peaks pöörduma kas pereõe või perearsti poole.